Turbaaed on selline müstiline mõiste, et kes võiksid kaaluda, millist piirkonda või aia osa peavad omama inimesed, kes võiksid turbaaeda või turbapeenrat rajada? Turbapeenra või turbaaia tegemiseks on vaja kindlasti varjukamat kohta. Mida sa siin oled rajamas? Siin mina tahtsin ehitada turbaaeda ja tahaks selle hapuaia ideega sulanduda sellesse loodusesse. Siin jääb taustaks vana kiviaia motiiv. Lähtungi kivist, ehitan selle turbaaia suurte maakividega kokku. Aga need turbapätsid, need tunduvad tihti nii vägivaldsed. Kui turvas on pätsideks lõigatud, siis ta kujutab endast tegelikult ehitusmaterjali. Eriti kui nad on kuivad. Ja nüüd tuleb temast voolida midagi sellist, mis sulanduks siia aeda. Ja siin on 2 abivõtet. Esimene on, et need kuivad turbapätsid tuleb ilmtingimata vannis ära sundleotada. Kastmine ei mõju neile absoluutselt. Kui päts on niiske, siis ta tõmbab kohe ilusama näo pähe. Teine asi on, et alles siis saab seda pätsi voolima hakata ja paigaldama hakata. Tähtis on, et nad hästi tihedalt vastu läheksid. Sae või noaga hakkad pärast lõikama ja tasandama ja seda turbamüüri voolima oma silma jaoks ilusaks. Voolimise käigus sa juba näed, et hakkab nagu sulanduma, et ei paista enam väga ehitusmaterjal. Teine asi, et loota, et kuivanud pätsile vihm mingit abi annaks, seda ei maksa. Aga see on variant, et ta pärast veel läbi kuivab? On küll variant. Sellepärast on turbamüüre või turbaaedu hea teha sügisel. Ilmad on jahedad, ööd on pikad, vihma ju ikka sügisel sajab. Ja siis tuleb ju veel see märg talv ka peale ja küll nad siis tasapisi niiskuvad ja päris õigeks. Meie tellisime spetsiaalselt turbatootjalt, Matogardilt, natuke jämedama fraktsioonilise freesturba. Ja sellestki veel tegelikult ei piisa. Segasin siia hulka hästi palju männikoore multsi. Hortensiad, need ühed hortensiad oleme saanud Bauhofist. Millega on tegu? Tagumised on Bauhofist aedhortensiad. Tegemist on aedhortensia ühe madalama kasvuga sordiga. Nimi on Living Little Lime. Teine hortensia on puishortensia, toodud Bakkerist. Puishortensia kõlab kuidagi petlikult. Seal on sees sõna, mis viitab puule või puitunud või millelegi väga tugevale. Tegelikult käituvad just puishortensiad Eestimaa kliimas niimoodi, et nad on meil külmahellad. Kõik, mis jääb lumest välja, vähemalt Mandri-Eestis, külmub tagasi ja kevadeti ei jää muud üle, kui lõigata ta peaaegu kännu peale maha ja ta hakkab uuesti kasvama. Nii nagu ma rääkisin, et mida madalamalt tagasi lõigat, seda võimsamad ja suuremad uued võrsed tulevad ja puishortensia käitubki tegelikult meil nagu püsilill, mida siis on lausa soovitav kevadel ise tagasi lõigata või kui ununeb või ei taha, siis külm tõenäoliselt lõikab nad ise tagasi. Ja hortensiaid võib istutada hapuaeda. Nendele meeldib natukene happeline mullareaktsioon, aga nüüd suur vahe hortensiate ja rododendronite ja mustikate ja kõikide teiste kanarpikulistega on see, et hortensiad tahavad head mulda. Küll haput, aga head. Nii et kui turbaaeda hortensiaid istutada ja ka okaspuid, siis tuleb sinna kohta lihtsalt head rammusat mulda juurde segada. Meie segasime hortensiatele siia Matogardi hobusesõnnikust tehtud komposti ja see on minu arvates väga hea. Nüüd esimesteks kevadisteks rõõmustajateks panid siia sibullilli, et mis on sibullillede istutamistingimused turbaaeda? Samad eeldused sibullate jaoks ka turbaaias, et sellesse kohta on vaja midagi rammusamat sisse segada. Nälg ei tohi olla. No alati saab kasutada sibullilledele mõeldud väetist, aga turvalisem ja kindlam on, kui sellesse piirkonda, kuhu turbaaeda sibulaid istutada, segada mulda, midagi head komposti, mida siis pikaks ajaks jätkub ja tasapisi taim kasutab seda. Ja siis kokkuvõtteks öelda turbaaia rajajatele, kellel on vaesed aiad Nõmmel või mis iganes?
Turbaaeda on iseenesest mõttekas rajadagi just niisugustesse kohtadesse, kus pinnas ongi lahja. Inimesed elavad küllaltki tihti männimetsa all. Männimetsa all on alati kas liivane või on siis paekiviklibune, aga igal juhul kehv ja kuiv. Turbaaia taimed ongi seotud mändidega väga tugevasti ehk selle hapukeskkonnaga. Siis on iseenesest loogiline arendada seal turbaaiandust, mis on ju tegelikult väga huvitav ja põnev aiamotiiv. Mitte võtta pähe, et hakkama seal nüüd mulda massides välja vahetama, et roosiaedasid ja kõiksuguseid muid vägevaid aedasid rajada. Männimetsa alla turbaaeda rajada on veel üks väga hea eelis. Männimetsa all see liivane pinnas, see ongi juba iseenesest hapu. Seal ei olegi mõtet isoleerida turbapinda sellest kohalikust pinnasest. Turbapätside paigaldamise juures, et pääseda sellest tehismaterjali tunnetusest, on üks väga oluline nipp ja see nipp seisneb turbamüüri välisääre maha freesimises. Kui oleme selle maha freesinud, on tervel sellel müürireal kohe niisugune pehme olemine. Teine asi on, et selline maha freesitud välisserv, kui see väline serv oleks terav, siis vihmapiisad ei saa pihta, kukuvad mööda. Ja kui see turbapäts on veel mingil hetkel ära ka kuivanud, siis ta ajab selle terava serva umbes nagu katusekivi niimoodi ettepoole ja siis ongi vihmavari ja see päts ongi igavesti mõeldud või otsustatud ära kuivama ja sinna ei teki ka mitte kunagi sammalt ega samblikku.